Hea vaataja, religioonil oli väga kõrge koht Rooma impeeriumis. Seejuures ei seisnenud see mitte niivõrd spirituaalsetes vaadetes, kuivõrd selles, kas ja kui ustavalt impeeriumi kodanikud oma kultuslikke kohustusi täitsid. Riigi heaolu ja hädad sõltusid inimeste arvates nende jumalate õigest austamisest. Ja ei keegi vähem kui Julius Caesari aegne riigimees ja poliitik Cicero, kes elas 106. kuni 43. aastal enne Kristust, ütleb, roomlaste üleolek ei rajane mitte üksuste tugevusel ega ka nende patriotismil, vaid üksnes ja ainult oma jumalate hindamises ja austamises. Lõppude lõpuks sõltub kõik nende tahtest ja juhtimisest. Esimene, kellel oli kohustus jumalaid austada, oli muidugi keiser ise, Pontifex Maximus. Seena on ta riikliku kultuse eest esimesena vastutav. Kuid mitte ainult keiser ei pea oma religioosseid kohustusi täitma, seda pidid tegema ka teised kodanikud ja Rooma impeeriumi alamad. Võimalusi oli selleks aga palju. Vastavad rituaalid sisaldasid annetusi, protsessioone ja ohvreid seoses sõdade ja katastroofidega, võitude ja kaotustega. Uue testamendi ajaks nõuti juba ka ohvrit nii-öelda keisri auks. Sellele lisandus teatud suundumus keisrit kuidagi erilisena austada, talle ametlikult jumalikust omistades. Alul tehti seda vaid juba surnud keisrite suhtes, neile austust osutades, hiljem juba ka ametis olevatele keisritele jumalikku austust tuues. Keisri kultus ei erinenud oluliselt tavalistest jumalate kultustest. Ehitati terves riigis ja sageli ka just esinduslikesse paikadesse keisrile pühendatud altareid ja keisri kujudega templeid. Toodi palve ja tänuohvreid nendele ja seda viisid läbi tavaliselt Loorberi pärgades osavõtjad, tehes kummardusi, tuues suitsutusohvreid ja kultuskujude jalgu suudeldes. Juudi soost kodanikud olid sellistest asjadest aga vabastatud. Nad ei olnud selliseks riiklikuks kultuseks igal juhul kohustatud. Nad ei pidanud isegi sõjaväeteenistusest osalema. Selle reeglid taustaks oli aga kokkulepe, mille eest tuli kallilt maksta, sest maksud, mida juudi elanikkond pidi maksma, oli tavaliste kodanike omast palju kõrgemad. Peale selle pidid nad lubama, et Jeruusalemma templist tuuakse igal päeval Rooma keisrile ja tema impeeriumile ohver. Pealegi selle pidi keisri nimi reeglipäraselt sabati pühitsemisel ka juudi sünagoogides nende palvetes ette tulema. Nii kaua, kui kristlasi peeti lihtsalt üheks juudi usu alagrupiks või sektiks, said nemadki sellest privileegist osa. Kui kristlaskond aga iseseisvus, muutus ka suhtumine neisse. Kujunev kogudus satub üha kasvava kohandumissurve alla. Kogudus pidi otsustama, kas nii kiiresti kui võimalik saavutada mingi modus vivendi, et mingilgi määral vastata riiklikele ettekirjutustele ja keisri kultusest kas või rusikas taskus osaleda siiski
või saada osa repressioonidest ja riiklikest karistustest sellest kultusest eemale hoidmise eest. Kõik selleks, et säilitada oma monoteistliku usutunnistuse selgust. Järgmine kord räägime juba kristluse vastase hoiaku süvenemisest ja seda just lihtrahva hulgas. Seniks kohtumiseni.